Hea sõber, tere tulemast sellele kanalile. Täna tegeleme küsimusega, kuidas kristlane leiab oma identiteedi. Identiteedi küsimus on õieti vastus küsimusele, kes ma olen, kelleks ma ennast pean. Ja see vastus puudutab minu filosoofilist olemust, psühholoogilist enesetunnetust ja ka vaimset kuuluvust. Öeldakse, et kaasaegne inimene elab sageli identiteedikriisis. Miks? Maailm meie ümber sisendab pidevalt, sa pead iseennast looma. Sa pead ise leidma oma väärtused ja tähenduse. Nii me püüame oma identiteeti rajada karjäärile, perekonnale, ühiskondlikule staatusele või isegi poliitilistele veendumustele. Kuid südames valitseb ikkagi ebakindlus ja rahutus. Sest kui meie identiteet on rajatud elu muutuvatele nähtustele, siis on ka meie enesetunne pidevalt ebakindel. Täna räägime ka sellest, mida pakub selles väsitavas eneseotsingute olukorras kristlik usk. Evangeeliumi sõnum ei ole iseenda looja, vaid sa oled Jumalast armastatud ja kutsutud. Siin ei ole identiteet mingi projekt, vaid kingitus, mille võtame vastu. Vaatame siis lähemalt, kuidas see täpsemalt toimub. Esiteks, kõik saab alguse loomisest. Kristlik maailmavaade ütleb, et sa pole juhuste produkt, mida tuleks kogu aeg parandada ja disainida, vaid sa oled loodud Jumala näo järgi. See on sinu identiteedi kõige esimene ankur. Sa oled Jumala loodud. Mida see praktikas tähendab? See positsioon ütleb meile, et minu ja sinu väärtus ei sõltu saavutustest, välimusest, intellektuaalsest võimekusest ega teiste arvamusest. Isegi kui sa elus läbi kukud, kaotad töökoha või petud lähedastes suhetes, siis looja poolt antud algne väärtus ei kao kuhugi. Kristlik identiteet algab niisiis sügavast alandlikkusest ja paradoksist. Sa leiad ennast siis, kui sa ei püüa ennast kuidagi kramplikult defineerida, vaid tunnistad, et sinu olemasolu algpunkt on Jumalas. Piibel ütle, otsi ennast ja leia oma tõeline mina, vaid Jumal ütleb, enne kui sa midagi ette võtad, sa kuulud mulle, sa oled minu nägu ja tegu, sa oled minu armas laps. Kuidas näeb aga sellise kingituse vastuvõtt keset argielu välja? Üks praktiline näide. Enne kui avad tööpäeva hommikul järjekordse ärevust tekitavad tööalase e-maili, mõtle sellele, et sinu vastusest ei olene sinu tegelik baasväärtus. Anna ennast parim, kuid see parim pole veel sinu tegelik väärtus. Sageli juhtub, et see parim oli ikkagi vaid poolik ja ebatäiuslik. Ja nii me tajume, et meie maailma elud ongi kuidagi ebatäiuslikud ja katki. Kõik, mis me teeme, on kuidagi poolik. Piibel ütleb, et selle põhjuseks on patt, mis on Jumala pildi meis kuidagi moonutanud. Selle tõttu ei piisa sisemise rahu leidmiseks ainult teadmisest, et oleme Jumala looming. Me oleme Jumala looming vaid siis täiuslikult, kui me oleme lunastusest osa saanud. Nii et me vajame lunastust. Nii on kristliku identiteedi südames Jeesus Kristus. Apostel Paulus ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Jeesuse Kristuse lunastustöö toob meie elus esile kaks asja.
See katkestab vana identiteedi, mis on seotud häbi, süü ja mineviku haavadega ning annab meile uue identiteedi. Nii et me oleme tõesti uusloodu. Sulle on andestatud, sa oled õigeks mõistetud ja armastatud. Sind ei saa enam defineerida selle kaudu, mis su elus valesti läks või viltu läks, vaid sa oled Jeesuse poolt armastatud ja lunastatud. Sa oled nüüd Jumalast laps. See on seisus, mida ei pea kuidagi välja teenima, vaid see on sulle antud puhtalt tema armust. Kristlastena oleme me nagu puud keset ajastu põuda. Just põuaperioodidel on otsustava tähendusega, kui sügavale me suudame oma juurestikku ajada. Me ei ole ajast ohvrid, vaid Jumalast armastatud elavad viljapuud. Muidugi juurte kasvatamine võib võtta aega, see võib olla isegi kurnav, kuid see annab elujõu ja sõltumatuse välistest oludest. Niisiis, identiteedi leidmine ei ole ainult ühekordne hetkeline ilmutus. See ei ole nagu mingi nupule vajutamine ning valgus ongi majas. Jah, kogemuslikult võis see alguse saada küll meeleparanduslikust patusepalvest, kui sa Jeesuse vastu võtsid, või eredast ristimisega seotud elamusest, kuid tegelikult on see protsess, mida me nimetame pühitsuseks. See on juurdumine meie usu aluspinnasesse. Oluline on aga see, et see ei toimu kuidagi kaasinimestest isoleerituna. Piibelik usuelu ei tunne sellist asja nagu ainult mina ja Jumal ja kõike teisi ei ole üldse vaja. Meie identiteet kinnistub ja kasvab koguduses, osaduses teiste usklikega. Teised kristlased on meile nagu peegliks, nad tuletavad meile meelde oma kohaloluga nii vooruste kui puudustega, mis neil on. Nad tuletavad meelde, kes me tegelikult oleme. Me oleme õed ja vennad, kaasteelised ja kaasteenijad. Ristimine, leivamurdmine, Jumala sõnast lähtuv elu ankurdavad meid Jumala rahva hulka. Pühitsus ei tähenda, et sa pead nüüd hakkama teesklema mingit võltsilt püha inimest. See tähendab pigem, et sa muutud üha enam selleks, kes sa juba Kristuses oled. Koguduse osaduses kasvad sellesse identiteeti, mille Jumal on sulle Kristuses kinkinud. Ja viimaks peab ütlema, et kristlik identiteet ei ole kunagi privaatne. See ei ole ainult isiklik sisetunne. See on suunatud väljaspoole. Küsimus ei seista siin ainult selles, kes ma olen, vaid ka selles, mille jaoks või kelle jaoks ma olen ja elan. Mõtle sellele, kui palju energiat sinu elus jääb üle, kui sa ei pea kogu aeg ennast tõestama, defineerima ja disainima. Mida siis selle energiaga teha? Ja vastus on, meid on kutsutud oma identiteeti välja elama Jumalat ja liimisi armastades, oma andidega kaasinimesi teenides. Aga võib see teenimine toimuda ka lihtsalt, kui sa elad vastutustundlikult oma kogukonnas. Kristlane elab omamoodi kahe reaalsuse pingiväljas. Me oleme oma ajas elavad inimesed, kes peavad seisma tõe ja õiguse eest, kuid samal ajal oleme me ka igaviku kodanikud, kes on teadlikud kõige maise kaduvusest. Kuna meie identiteedi kese on väljaspool selle maailma võimumänge ja heakskiitu, siis annab see meile tõeliselt sellise eksistentsiaalse vabaduse ja rahu, mida me vajame. Me ei pea pidevalt kõigile meeldima,
ja kui sa lähed kord pensionile, ei pea sa küsima, kes ma siis nüüd olen. Sa ei defineeri ennast oma elukutse kaudu. Sa oled ikka Jumala armastatud laps. Kokkuvõtvalt võiks öelda, maailm ütleb, ole sina ise. Evangeelium ütleb, leia ennast Kristuses. See ei tähenda sinu isiksuse kadumist. Vastupidi, alles Kristuses saad sa tõeliselt selleks inimeseks, kelleks Jumal sind algusest peale kavandas. Kristlik identiteet on kinke, mitte saavutussuhe. Nii nagu puu leiab oma kasvujõu juurtest, mis on silmale nähtamatud, nii leiab kristlane oma identiteedi nähtamatust suhtest Jumalaga. Sa võid kogeda ebakindlust, valu ja kahtlusi, kuid su juured püsivad. Sa toetud Jumala armule ja võid igas olukorras olla viljakas. Sa ei pea ennast looma, sa oled juba loodud ja leitud. Sa oled loodud, lunastatud, pühitsetud ja läkitatud. Kohtumiseni taas.